osas ka tänane jutlus on seotud hirmu ja usuga ja see sõna teie süda ärgu ehmugu. Teie süda ärgu ehmugu. Et me oleme elamas maailmas, kus on tohutult palju hirmusid. Inimesed, ma ei räägi foobiatest isegi, neid foobiaid on ka naljakamaid ja vähem naljakamaid, aga lihtsalt olukordi ja sündmusi ja asju, mis nagu viivad inimesed nagu täiesti nagu hirmus nõrkemiseni. Oled sa vahest kogenud seda, et sa oled jõudnud sinna kohta, kus su hirm on elus nii suur, et sa lihtsalt sa ei suuda elada või sa lihtsalt vajud kokku igas mõttes füüsiliselt, psüühiliselt, vaimselt. Piibli lõpuaegadest räägitakse sellest, et lõpuaegadel on see hirm ja paanika ja see on nii tohutult suur. Ja me oleme liikumas, ka ühed protsessid on minemas ju sinna poole, me ei lähe kuidagi alguse poole, me läheme ikka kogu aeg lõpu poole, me ei tea, kui kaugel see lõpp on, aga kuidagi moodi, mida rohkem vaatad, nagu mitmed on tunnistanud viimasel ajal mulle, et ma tunnen, et Jeesuse tulemine on väga lähedal. Ja kindlasti on ta lähemal kui Piibli aegadel. Aga on hästi palju hirmusid. Kui me Eesti rahval on palju hirmusid seoses Venemaa tegevusega, on inimesi, kes mõtlevad juba, pakivad kohvreid või ehitavad oma majale, ma ei tea, varjendit, kuhu peitu minna. Mine tea, kui venelane tuleb, mis siis juhtub. Maailmas on paiku, kus on inimesed looduskatastroofide hirmus, kus sa ei tea, millal mingi vulkaan võib purskama hakata, küll teadus suudab neid veidikene nagu ette ennustada, aga ikkagi sa oled nagu sellisel õrnal jääl. Sa ei tea, millal maavärin tuleb, sa ei tea, millal tsunami tuleb. Inimesed on hirmul. Poliitikud, kellel on midagi karta, kellel on midagi varjata, nad elavad ööpäevases hirmus. Kujutate, kui sa oled inimene, kellel on kappluukeresid täis ja sa ei tea iialgi, millal keegi ajakirjanik või keegi avab selle kapi ukse ja kuidagi moodi sealt tuleb see välja. See on tohutu hirm. Kurjategijad, kellel on peidetud asju. Elada hirmu all. Äkki tuleb see kunagi avalikuks. Kurikuulus Stalin olevat väidetavalt omanud 9 magamistuba oma residentsis. Ja selle põhjus oli see, et ta saaks elada, ööbida iga niimoodi öösel, vahetada neid magamistubasid, et oleks võimalikult keeruline teda üles leida, et talle atentaati teha. Need on sellised kauged asjad, aga meil kõigil on lähedasemaid hirme. Asju, mis meid ahastusse viivad, asju, mida me kardame, asjad, mille pärast me muretseme, mis viivad meilt une, rahu, see hakkab meie tervise peale, meie südame peale, mis saab meie lastest. Lapsed muretsevad, võib-olla mis saab minu tulevikust, millisesse kooli ma pääsen, kellega ma abiellun. Kas see asi õnnestub? Vanematel inimestel on mure oma tervise pärast, ega ma ometi kellelegi koormaks ei jää, mis minust saab, kui ma enam ei jaksa. Meil on religioosseid hirmusid. Mis juhtub? Äkki läheb midagi valesti, äkki kuidagi moodi langen vale õpetusse, äkki ma langen ära, äkki ma ei pea vastu, äkki Jumalale ei meeldi. Meil on 1,001 varianti, kuidas ennast nagu siduda erinevatesse sukeste hirmu ja kartuse mõtetesse nagu kookonisse. Kookonis on suhteliselt turvaline olla, selles mõttes, et sa nagu ei saa väga palju asju valesti teha. Aga sa ei saa üldse eriti midagi teha. Sa lihtsalt oled. Aga Jumal ei ole loonud meid vegeteerima. Jumal ei ole loonud meid olema. Jumal ei ole loonud meid, et me veedame. Me saame kuidagi hakkama selle eluga, et me kuidagi peame vastu, vaid Jumal on kutsunud meid olema tema au kirkuseks. Ja vaata, seal kookones ei saa seda olla. Vaid Jumal tahab, et see vägi, mis Jeesuse Kristus üles äratas, see nagu võiks täita meid. Ja see võiks ühe lammutustöö meie elus teha, kui seal on vaja midagi lammutada. Ja istutada meie sisse midagi puhast, õiget, elusat, julget. Absoluutselt kõigiga. Sõltumata sinu isikuomadustest, sõltumata sellest, kas sa oled väga nagu
nagu väljapoole inimene või oled sa siuke introvertne või sissepoolne, selles pole küsimus. Jumala töö on selle ülene. Me jääme erinevateks loomulikult, aga selle oma isikupära sees. Ma arvan, et ei ole inimest, kes ei tunneks hirmu. Ma ei püüa kuidagi moodi, kui te rääkides täna väita või kuidagi halvasti tundma panna, kui sul on hirmud. Sellepärast, et nagu sa ütlesid, et sul on siia ette tulla hirm. Ma arvan, et see on üsna mitmetel hirm avalikult rääkida. Mõni inimene, näiteks mõni õpilane klassis on teatud olukorras asub kuritegu vägisi sundida avalikult nagu rääkima, sellepärast, et tema psühholoogiline seisund on selline, et ta ei suudagi. Aga näiteks minul seda hirmu, mitte seda, et ma nagu vahet pole niimoodi lõdva randmega tulen ja räägin inimeste ees. Ja absoluutselt, ma ei ole väga seda tüüpi. Aga ma usun, et see on ka üks Jumala võidmine, et ma suudan seda teha. Aga näiteks mida mina kardan väga, ja on mitmeid asju, aga üks asi näiteks, kui ma vaatan pilte, kuidas inimesed turnivad kõrgustes. See on ikka, mul läheb juba süda pahaks juba siis, kui ma neid pilte vaatan, et jutt pole siin akna peal turnimisest, jutt on võib-olla, kus on, ma ei tea, kilomeetri kõrgusel peaaegu kuskil kalju ääre peal või mingisuguste pilvelõhkujate peal või kuskil mingi trossi peal, mis ühendab kõrghooneid ja nad käivad ja nad saavad alla vaadata ja nad saavad ma ei saa aru, mis see on võimalik. Ma tohutult kardan seda. Võib mõtte peale hakkab hirmus. Aga meil on erinevad asjad, mida me kardame, erinevad asjad, kus me oleme julged. Mõne jaoks on üks asi probleem, teise jaoks on see, et see on siuke käkki tegu. See on nii. Ja see, et me tunneme hirmusid, see on mõnes mõttes loomulik. Ja ma arvan, et me hävitaksime ennast, kui meil ei oleks hirmutunnet. Jumal on selle mõnes mõttes nagu loonud kaitserefleksiks meile. Aga kui sa koged hirmu, ei tähenda iseenesest see, et sul ei ole usku. Max Lucado on ütelnud sellise mõtte, et hirm külastab meid kõiki. Oled sa nõus sellega? Hirm külastab meid kõiki. Aga las ta jääb sulle külaliseks. Ära lase teda elama. Ära lase, et see hirm ükskõik mis valdkonnas kuidagi moodi sind hakkab nagu siduma ja siis ta haarab teise valdkonna ja see üks hirm läheb üle kuidagi teiseks ja kolmandaks ja neljandaks, siis on siuke hirmude pundar ja siis sa ei suuda sellele nagu vastu pidada. Probleem on see, kui hirm ja kartus hakkab piirama meie elu ja see tõuseb kõrgemale Jumala sõnast. Jumala sõna ütleb seda, ma ei saa, seepärast, et ma kardan. Seal on probleem. Seal tahab Jumal ühe lahenduse tuua. Ja rääkimata sellest, kui hirm ja muretsemine meid halvab. Me oleme haiged murest ja hirmust ja meil ei ole jalga alust. Meil on kadunud siht ja meil on kadunud lootus. Jumal tahab sellist olukorda muuta. Jumal tahab tervendada, Jumal tahab parandada. Hirm on iseenesest üks selline inimlik või loomulik reageering teatud asjadele. Aga Jumal tahab meid täita, mitte loomulikuga, vaid üleloomulikuga. Jumal tahab, et me käiksime mitte loomulikus, vaid üleloomulikus. Seal, kus kõik ootavad, et võt, nüüd peaks Timo olema surmani hirmunud. Võt, nüüd on see koht. No nüüd sealt ta läbi ei lähe. Aga vaata, Timo läheb. Mitte seepärast, et Timo on hirmus tubli, vaid seepärast, et ma otsustan usaldada Jumala sõna, sest Jumala sõna ütleb, et sa lähed sealt läbi. Jumala sõna ütleb, et kui mina sulle ukse lahti teen, siis sina astu sealt sisse. Ja sinu naabrid või terve linn või terve maa, öelgu mida iganes, see ei määra mitte grammigi selles reaalsuses, et mina olen sind kutsunud sellest uksest läbi minema. Ma toon teieni ära kardad Piiblis. Ma tean, et neid on hästi palju, te teate ka, ma olen seda ütelnud, see on 365 väidetavalt, ma pole neid üle lugenud, ära kardad erinevas versioonis, aga ma lihtsalt see on nagu siuke reaalsus, et kõik Jumala mehed või enamus Jumala mehed ja naised Piiblis on kogenud seda olukorda, kus Jumal on pidanud tulema nende juurde, panema käe õlale ja ütlema, et ära karda. Ära karda. Abrahamil ütles Jumal,
ära karda, ma olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Iisakile ilmus Jumal, ütles ära karda, sest ma olen sinuga ja ma õnnistan sind. Jaakobile ütles Jumal, mina olen sinu Jumal, ära karda. Mine Egiptusesse, ma teen sind suureks rahvaks. Kui Mooses, üks olukord, kui Jumal ütles, kõnetas teda nii, ta seisis kuningas Oogi väega vastamisi ja siis Jumal ütles Moosesele, ära karda, sest ma annan su kätte tema ja kogu ta rahva. Siin ei olnud midagi loogikaga pistmist. Et niimoodi, et kuule, Mooses, et loe nüüd üle oma vägi ja vaata, kui palju sina oled õppinud ja kui tugev sõjamees sina oled ja vaata neid. Enamasti loogika töötas alati Jumala rahva vastu. Enamasti olid nad nagu ilma Jumalata vähemuses teiste suhtes, aga koos Jumalaga olid nad enamuses. Ta lihtsalt ütles, ära karda, usalda mind. Mooses ütleb, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete issanda päästet Iisraeli rahvale. Ärge kartke, püsige paigal. Ärge jookske laiali. Sellepärast, et on raske, sellepärast, et on hirmus, sellepärast, et on kole. Ärge kartke, püsige paigal, te näete issanda päästet. Iisraeli maakuulajad said kaasa sõnumi, ära karda ega kohku. Täpselt samade sõnadega ütles Jumal Joosuale enne ai vallutamist. Ära karda, ära kohku. Jumal ütles Gideoniga kohtudes, ära karda, sa ei sure. Sauli poja Joonatani kaudu tuli sõnum Taavetile, ära karda, sest mu isa Sauli käsi ei leia sind, vaid sina saad Iisraeli kuningaks. Eelia ütles Sarepta lesknaisele, kui teate, sul on nälg, sul on viimane jahu ja õli ja siis tuleb keegi prohvet, igavene ennast täis ja ütleb, et tee mulle kooki. No põhimõtteliselt oli see. Ja siis selle nagu see sõna täide viimiseks oli see, et ära karda, ära vaata maistele asjadele, ära vaata loomulikule, ära karda. Kui Elisa teener nägi, et nad on Süüria vägedest ümber piiratud, siis Elisa ütles, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Jälle absoluutselt ebaloogiline loomulikust vaatenurgast. Jumal julgustab Iisraeli rahvast, sest mina olen issand su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda. Ma aitan sind. Ära karda, ussike Jaakob. Vahest me tunneme ennast ka ussikesena. Jaakob tundis ennast ka ussikesena. Väetike Iisrael, see on Jumala sõnad. Ära karda, ussike Jaakob, väetike Iisrael. See on see, et meie potentsiaal ongi seal kuskil. Nossa seal mulla sees niimoodi. Aga Jumal tuleb, kui teete see sinu looja, sa oled see ussike ja see sinu looja ütleb, ära karda, mina olen sinu vägi, mina olen sinu julgus, mina olen sinu suutlikkus. Veel ütleb, ära karda, ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Need on asjad, mida ei öelda lihtsalt Iisraeli rahval, need asjad, mida Jumal ütleb sulle ja sulle ja sulle ja mulle. Ära karda. Ära karda maa, hõiska ja rõõmusta, sest issand teeb suuri asju, on Joeli raamatus. Kui Sakarias kohtus ingliga, siis ingel pidi ütlema, üllatus, ära karda. Kui ingel kohtus Maarjaga, siis ta pidi talle ütlema, ära karda, sa oled leidnud armu. Kui karjased kohtusid Jumala inglitega, inglid pidi ütlema, ärge kartke. Sest vaata, ma kuulutan teile rõõmu. Kui Jeesus kohtus Siimonaga, Peetrusega ja kutsus, tule, mul on sul üks ülesanne, ma tahan sind kutsuda. Teeme minu asja. Lähme. Siis ta ütleb, ära karda. Nüüdsest peale sa pead püüdma inimesi. Sest kui Jumal kutsub, siis on paratamine, mis näest kaladest saab ja kuidas on, et kuidas ma oma pere toidan ja kõik sellised asjad, aga ära karda. Jairus saab kuulda Jeesuse käest, kelle tütar oli suremas. Ära karda, usu ainult ja ta pääseb. Jüngrid näevad, tont tuleb mere peal, tormine meri, pime. Jeesus tuleb mööda vett. Ja siis ta peab ütlema nendele, olge julged, seal on mina, ärge kartke.
Luuke evangeeliumis öeldakse, ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Apostlite teod, aga issand ütles öösel nägemuses Paulusele, ära karda, vaid räägi ja ära ole vait. Ilmutuse raamat 20. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Enne. Kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks ning teil on viletsust 10 päeva. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Ära karda. Raskusi, mis tulevad sinu vastu. Raskusi, mis tulevad koguduse vastu. Ja Luuka 21.9. Kui te kuulete sõdadest, kui te kuulete sõnumeid sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke. Sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes. Võiks lugeda veel ja veel ja veel ja veel ja Jumal ütleb veel, ärge kartke, ärge kartke, ärge kartke, ärge kartke. On asjad poliitilised, ärge kartke. On asjad kuidagi sinu isiklike suhete pinnal, ära karda, ole julge. On asjad sinu tervises, ära karda. On asjad sinu intellektis, psüühikas, ära karda, ole julge. On asjad teatud moodi ettepoole sirutumises sinu tulevikus, et mida teha või mingisugune eesmärk on küll sul tekkinud, aga sa ei julge liikuda sinna poole ja ma ütlen, ära karda. Ma ei tea, kui paljud meist siin, kui me oleme jälginud näiteks Ukraina sündmusi, paljud on meil väike hirmu värin tekkinud. Ma arvan, et ikka on. Et väike, mis küll võib saada, mis võib saada Eestimaast? Mis võib juhtuda? Sest oleme ausad, me ei kujutaks tõenäoliselt ette olukorda, et meil oleks siin võõrväed. Näiteks Kärdlas oleks meil võõrväed, nad teeksid ükskõik mida. Nad oleksid nahaalsed, ülbed, äärmuslikus variandis, kui nad tapaksid kedagi, sellest ei juhtuks midagi, kui nad vägistaksid kedagi, sellest ei juhtuks midagi, kui nad rööviksid, varastaksid, sellest ei juhtuks, sest teatud mõttes võim on nagu nende käes ja nad on võõrväed. See muudab meid emotsionaalselt tõenäoliselt rammetuks. Me sees kerkib üles see loomulik viha, kättemaks, kibedus, vastikud, sihukesed tegelased. See on loomulik. Aga Jumal ütleb, ära karda. See kõik peab sündima. Ära karda. Jumal ei tekita sõdu, see on inimeste kurjus, aga Jumal ütleb teatud asjade kohta, et see peab sündima. Sinu Jumal, sinu karjane, ütleb mõne asja kohta, see peab sündima, ära karda. Ära ole nagu maailm, ära lasku paanikasse, ära karda oma elu pärast. Teate, et see on Uue Testamendi sõnum. Uue Testamendi sõnum ei ole see lihtsalt, et Jumal teeb meie elu vapustavaks ja me elame kindlasti 99 või 105 aastaseks ja meil on kõik kogu aeg nagu kuld ja käsi kullas kogu aeg. Jumal õnnistab oma rahvast absoluutselt ja õnnistab ka pika eaga. Aga on öeldud, et kui sina oma elu hoiad, siis sa kaotad selle. See on nii vaimulikult kui füüsiliselt. Sellepärast, et see on nii kerge, et Jumala rahva peaeesmärgiks kujuneb oma elu pikendamine ja oma elu hoidmine. Võib-olla see kõlab noore mehe suust, või ma ole tegelikult noor, ma ka juba vanadusele lähenen. Et võib-olla ei kõla väga nagu autoriteetselt minu suust, aga see on Jumala sõna, mitte minu sõna. Et kui meie elu, see tuleb nii kergest, et minu fookuseks elus, nagu selleks püramiidi tipuks, saab see, et ma ellu jääksin. Ja tead, kui see on sinu püramiidi tipp, siis sa ei saa olla Jeesuse järgija. Okei, see on võõras meie tänapäeva kontekstis, sellepärast, et keegi ei taha tulla meie elu kallale, kui me oleme kas või ekstreemselt Jeesuse tahte tegijad. Aga me ei tea iialgi, millal see koht on käes, kus meil on tegelikult enda sees ja enda elus valida, et kas ma pean tähtsamaks ellu jäämist või Jumalale sõnakuulelik olemist. See on hästi tõsine.
aga nii see on Jumala sõna kohaselt. Ta ütleb, ära karda oma elu pärast. Mida aeg edasi, seda enam vajab maailm inimesi, kes ei karda oma elu pärast. Ära karda neid, kes su füüsiliselt võivad tappa. Seda rääkis Jeesus. Karda Jumalat, kelle käes on sinu igavene saatus. Me palume, et ei tuleks sõda. Me palume, et me võiksime elada rahus. Ja see on absoluutselt loomulik, seda me peamegi tegema. Kui me seda ka ei teeks, siis me ei täidaks kogudusena nagu oma rolli. See on see, mis me peame tegema. Aga mis siis? Küsimus, kuhu Jumal meid aeg-ajalt tahab visata, nagu koerapoega visatakse, viskab nagu vette, viskad, et sa viskad nagu uude olukorda. Et mis siis, kui see turvatsoon sinu ümber, see, millega me oleme ennast rajanud, kui see nagu kokku kukub, et mis siis saab? Kas jääb hirm, ahastus ja paanika? Ja me ei erine sellega maailmast mitte grammi võrdki. Või on meie elus üks vundament, mille peal me võime jääma püsida. Mitte seda kuidagi, et me kristlased peaksid olema kuidagi sellised nagu kivijürid seisma seal ja käinud, et vahet pole, mis on, et seisavad sellised kivi näoga kogu aeg, ei rõõm ega kurbus ega ahastus. Me oleme usus. On usklik. Et ei, see ei ole üldse see. Tead, me teame seda, et meie ellu tulevad olukorrad, mis löövad meid nagu lõikavad läbi, nagu ribadeks meid. Ja meil valus. Aga tead, Jumal korjab need killud kokku ja ta paneb need kokku ja ta taastab. Ja see on imeline. Kohtla-Järve pastor Vladimir Sednev jagas Rakveres, ma ei tea, kas ta äkki juhtusite kuulama, vist reede õhtul kandis seda ka pereraadiost üle, ühe väga olulise sõnumi. Ja ma hästi natukene kuulasin seda, ta rääkis Eeliast, kelle ajal Jumala prohvetid lihtsalt maha, mitte see ei olnud ainult Eeli ajal, vaid mulle samamoodi, Jumala prohvetid lihtsalt tapeti maha. Ja ta arvas, et ta on jäänud üksi. Ta ei olnud tegelikult üksi, aga ta arvas. Neid oli veel varjatult veel hulk. Aga toimus üks metsik Jumala sulaste hukkamine ja tapmine. Olid Ahab oma kaasaga, olid selle taga. Ja kujutad sa ette olukorda näiteks Hiiumaal, kristlasena. Sa oled Jumala laps ja sa oled teenimas ja olemas olukorras, kui näiteks enamus Hiiumaa Jumala riigi töölistest on maha tapetud. Mingisugusel põhjusel keegi, kas oletame, et on selline riigikord, kes viib sellise asja ellu. Kas siis on järgi vaid äng, raev ja hirm? Kas see on see koht, kui ütleme, et igasugused lollakad sellised, mina siia ei jää? See on loomulik, et sellised olukorrad viivad meid ahastusse, kisuvad katki. Aga teate, Jumala sõnas öeldakse, meid ahistatakse igati, aga me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, aga me ei ole meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Ralph Emerson on ütelnud, et tark inimene ei palu Jumalat, et ta hoiaks meist ohud eemale, vaid et ta vabastaks meid hirmudest. Kui kristlased oleksid ainult ohtude eest põgenejad ja mugava elu otsijad, siis kes kuulutab Jeesust selles olukorras, kui tehakse see, mida ma kirjeldasin meie maal? Ja Jumal on esitamas täna heal ajal, mugavuse ajal meile väljakutset. Et kas sina oled see? Kas sina oled see, kes sa ei otsi taga oma elu? Sellele ei saa lihtsalt niimoodi emotsiooni pealt vastata. Aga see küsimus meie sisse, ma usun, jääb. Väidetavalt oli Estonia peal, ma on see jutu räägitud tõenäoliselt 3., 4., 5., 8. allika kaudu, ma ei tea täpselt, kuidas see oli, aga midagi sellest olevat minu meelest hukkunud laeva Estonia peal olnud, et siis kui enamus inimesi ju, kui ta hakkas põhja minema, tuli alt ülesse selleks, et pääseda välja, siis seal peal oli kas Rootsi noorte missiooni meeskond või.
Et siis oli neid, kes olid liikunud vastassuunas alla selleks, et kuulutada evangeeliumi nendele, kellel ei ole lootus seal all. Sa paned oma elu maha. Sa tead, et sa ei pääse sealt välja. Aga selleks, et juhtida inimesi Jumala juurde. Kas hirm oma elu pärast võib saada meie elus takistuseks, miks mitte käia Jumala tahtes? Me peame kogudusena valmistuma vaimulikult, materiaalselt, planeerides ja organiseerides aegadeks, kui meie ümber on palju ahastust, palju abivajajaid inimesi. Ja need, kes täna pilkavad, oled sa valmis selleks? Need, kes täna sind pilkavad, need, kes täna sulle kaiked kodaratesse loobivad. Kui ühel hetkel tuleb ahastuses sinu ette ja sinu juurde, ütleb, ma vajan Jumalat, ma vajan abi. Kas sinu sees on armastus? Või oled sa andnud maad hirmule, kibedusele, mis ei lase sellel armastusel nagu välja tulla? Kas me sarnaneme nendes olukordades pastoriga, kes lennuõnnetusel, kui lennuk hakkas alla kukkuma, siis pöörduti tema poole, teate, et ta oli pastor, et kas te saaksite teha midagi, kas te saaksite rääkida, palvetada inimestega. Ma ei saa, ma parandan praegu meelt, ma loen Jumalale oma pattused, et tal ei olnud aega, tal oli iseenesega piisavalt tegevust. See küsimus on see täna, ja see on kogu aeg see küsimus, mida lõpu peale seda aktuaalsemaks see läheb, kas meil on õlilampides? Kas meil on õlilampides? Sest ma ütlen veel, sellel hetkel, kui kõik oli rahulik, ei teinud mitte keegi vahet 10 neitsil, kes on need 5 tarka ja kes on need 5 rumalat. Erinevus tuleb välja kriitilistes olukordades. Erinevus tuleb välja siis, kui läheb raskeks, erinevus tuleb välja siis, kui läheb kiireks. Kas sul on õli lambis? Eelia liikus vihkamise, tagakiusu ja mõrvade keskkonnas. Ja mida ta tegi? Ta teenis Jumalat. Ta teenis kogu südamega Jumalat. Ta vahendas Jumala sõnumeid sellele rahvale. Ja mis tulemuseks oli? Ta tõi terve Jumala rahva tagasi Jumala juurde. Selles olukorras, kui mõrvatakse, röövitakse, alandatakse sinu ümber ja sinu elus. Ära süüdista olukordi, ära ütle, et meil on liiga suur vabadus või meid piiratakse liiga palju. Kui sa tahad Jumalaga käia, siis on see võimalus ka siis, kui, ma ei tea, jääkarud peaksid valitsema meie riiki, et hind, mis tuleb maksta, on võib-olla erinev, aga see koht, kus sa oled, see aeg, kus me oleme, see on aeg, soodusaeg Jumala teenimiseks. Me vaatame ühe väikse video siia vahepeale ja siis ma lähen, see puudutab seda sama hirmu. Mis teine? On see? Okay. Paljud kristlased ei ole kunagi Jumalalt kuulnud sõnumit ära karda, sest nad ei ole iial väljunud oma mugavustsoonist ega võtnud ette midagi, mis oleks nõudnud neilt tõelist usku. Kui su sammud ei pane sind kunagi tuleviku ees värisema, siis ei ole sa tõenäoliselt Jumala tahtes. Ära karda inimeste viha. Karda pigem seda, kui sa kunagi inimesi oma eluga ei ärrita. Ära karda saatana rünnakuid. Karda seda, et sa ei satu kunagi tema rünnakute nimekirja. Ära karda tundmatut. Karda pigem seda, kui sa kunagi ei saa teada, mis on selle tundmatuse taga. Ära karda katsumusi ja kannatusi. Karda pigem mugavat ja ükskõikselt rahul olevat ja kõigega leppivat elu. Ära karda Jumala vihkajaid. Karda Jumalat ennast. Ära karda, et sinu sõnumid ei ole piisavalt head. Karda pigem seda, et su sõnumid ei ole Jumalast. Ära karda, mida inimesed sinu kohta võivad ütelda. Tunne muret pigem selle pärast, mida Jumal sinu kohta ütleb. Ära karda läbi kukkuda, tehes Jumalaga suuri asju. Karda pigem Jumala jaoks tähtsusetute asjade õnnestumist. Ära karda neid, kes võivad tappa su ihu.
kuid kes ei saa võtta su hinge. Karda teda, kes võib hävitada su ihu ja hinge põrgus. Ma ei palu, et te võiksite elada kartuse vaba elu. Ma palun, et te elaksite elu kartes õigeid asju. See on mõnes mõttes üks võtme selliseid mõtteid, et me ei saa elada kartuse vaba elu, aga meil on vaja karta õigeid asju. Meil on vaja karta Jumalat. Meil on vaja karta Jumalat. Aksepteerida ülimuslikult seda, kes tema on ja mida tema on ütelnud ja mida tema meie elu suhtes on valmis pannud. Siis on kõik hästi. Need 2 kirja kohta, mida Monika ja Mirjam lugesid alguses Johannese 14. Johannese 15. peatükist, need olid mõlemad Jeesuse julgustus oma jüngritele. Ja ühel puhul enne oli rääkinud sellest, kuidas Peetrus reedab teda või Juudas reedab teda, siis Peetrus jätab maha. Ja siis räägib sellised asjad ära ja ütleb, et aga te ärge kartke. Ärge teie süda ehmugu. Ja siis ta sinna lõppu või jätkuks räägib veel seda, kuidas tema läheb ära, kuidas ta läheb taevasse, isa koju ja seal on palju ruumi, palju eluasemeid. Ärge kartke, ärge süda, ärge ehmugu. Ja siis teine kontekst oli see, kui ta ütles, et teil ei lähe väga hästi. Te ei ole maailma kõige populaarsemad poisid. Vastupidi, teid visatakse kogudusest välja. Tuleb aeg, kui inimestel on lausa nagu nad saavad medali, ordeni rinda selle eest, kui nad mõne kristlase saavad maha tappa. Tead, ma läkitan teid sellesse olukorda. Ärge kartke, olge rõõmsad, jee! Aga see nagu näitabki seda, et selles Jumalaga koos käimises ja Jumala teenimises on midagi enamat, kui sa saad kalkuleerida mingisuguse äri või psühholoogia õpiku alusel. 2 punkti ma tahaks lihtsalt lõpetuseks veel tuua selle teema juures, mis meid, ma usun, aitavad. Üks on see, et me peame meeles pidama seda, et kõik see, mis sinu elus sünnib, ma ütlen, kõik see, mis sinu elus sünnib, ma ütlen veel, kõik see, mis sinu elus sünnib, kõik. See on Jumala kontrolli all. Me unustame sellest vahest ära. Kõik ei ole Jumala tahe, ärge saage valesti aru, kõik ei pea niimoodi olema, aga kõik sinu elus on Jumala kontrolli all. Jumal näeb, ta on seda ette näinud, ta teab seda. Ja teine, et Jumal näeb asju igavikulises perspektiivis ja meie üsna sageli ajalikus perspektiivis. Ja sellel on tohutu erinevus, miks me sageli Jumalast erinevalt siis mõtleme. Kui meie jääme kinni ajaliku perspektiivi, ehk me vaatame asju tegelikult selles mõõdus, mis seob meid siin maa peal. Aga Jumal ei vaata kunagi, Jumal näeb kogu aeg tema nagu selle vaatenurga algus on igaviku alguses ja lõpp on igaviku lõpus. Ehk kogu olemine. Me ei pea elus kõigega leppima. Kui ma ütlen, et kõik on Jumala kontrolli all, kõik on Jumala teada, see ei tähenda seda, et me võime oma ellu ükskõik mida lasta, ükskõik millega nõus olla. See ei tähenda seda. On asju, mis on selgelt, kui meie ellu tulevad, need on Jumala sõna vastu ja meie kohustus ja osa ja pärandi osa on see, et me peame sellele vastu seisma, me peame selle pärast palvetama. On teatud asju, mille pärast me palvetame, me näeme, et nad ei käi minu eluga kokku, see ei ole Jumala tahe, me palvetame ja asjad ei pruugi muutuda kohe. Ja need on nüüd need kohad, kus tuleb hakata rakendama seda, et see on Jumala käes. Jumal kontrollib olukorda. Rasked kohad on ka need, kui me palvetame ja me saame vastused, aga need vastused on teistsugused, kui me tahaksime. Ja see on koht, kus meie seest peab üles tulema see on Jumala käes, see on Jumala kontrolli all. See annab hingamise, see annab rahu. Sina pead tegema need asjad, mida sa oskad. Sa ei pea isegi süüdistama ennast nende asjade pärast, mida sa täna ei oska. Vaid sa pead oma parima tegema selles, mida sa täna oskad ja arvestama sellega, et kõik on Jumala kontrolli all. Ja järgmine on siis see, et arvestame seda, et meie silma nägemine on lühike, aga Jumalal on see tohutult suure nagu amploaga.
kogu meie elu on tema valitsuse kontrolli all ja tema teab ja ta näeb. Me ei pea paanitsema, me ei pea ahastama, sellepärast, et meil on hea karjane. Loeme koos lõpetuseks psalmi 23. See toob meid nagu sellesse reaalsusesse, kus me tegelikult lambakestena oleme. Kui on piibel, võta, ma loen uuest tõlkest, ma ei tea, kui palju see vanemast tõlkest erineb, kes saab kaasa lugeda, loeme koos valju häälega. Siin on juttu sinu ja minu heast karjasest. Psalm 23. Mida on seda, seal ei ole arvutis, vist ei ole. On. Issand on mu karjane. Mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga. Mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Ja ma jään issanda kotta elu ajaks. Amen. Kiitus Jumalale. Isa, ma usun, et sa oled hea karjasena praegu selles paigas ja me võime oma pea langetada ja mitte leinaks, aga austuses sinu ees. Me võime käed tõsta sinu ees. Ja lihtsalt leppida või nõustuda sellega, et sina oled meie hea karjane ja kõik minu vajadused on sinus täidetud. Ütleme koos Jumalale lihtsalt selle, et kõik minu vajadused on sinus täidetud. Kõik minu vajadused on sinus täidetud. Isa, sa näed, milliste hirmudega me näiteks siia sellesse paika tulime, mida me enda elus oleme kandnud. Ja mis nagu koputavad meie peas, ütleb, et nii kui sa siit lahkud, ma tulen tagasi. Ma ei lase sind lahti. Siis me tahame, nii kui Kirk Franklin selles laulus ütles, et tere hirm, asjaolud on muutunud. Asjaolud on muutunud. Ma olen kogenud Jumala puudutust, ma olen kogenud Jumala sõna, ma olen kogenud Jumala innustust ja julgustust. Ja tema ütleb, et ära karda. Ja hirm, ma ei saa sinuga enam edasi käia. See tool ja see troon, mis minu elus on olnud, kus sa oled istunud, see on kahjuks hõivatud. Ja seal on arm. Ja seal on usk. Ja sellel on suur vahe hirm. Kui sina hirm mind lammutasid ja sidusid, siis arm ja usk on need, mis on toonud mu elu ja kõik üli rohkesti. Isa, tänu sulle, et see arm ja elu ja usk praegu võivad saada vabastatud inimeste ellu. Kes selles paigas on või kes seda vaatavad internetist või kuulavad raadiost. Las sinu arm ja elu ja vabadus saada praegu nagu puudutama ja sööstma inimeste eludest läbi sellisel moel, et kõik see, mida hingevaenlane on plaaninud ja üles ehitanud, see võib lendata miljoniks. Ja hirmul ei ole ruumi, ahastusel ei ole ruumi ja on usk ja lootus, visioon ja tulevik. Ja kui sa oled mingisugune väga konkreetselt praegu siin ja sa tead, et see on see hirm, millest jutt käib, siis ütle lihtsalt, et ma panen selle maha. Ma panen selle maha. Ma panen selle praegu maha ja ma ei lase seda
nagu üles tõsta või ma ei võta seda siit ära minnes kaasa, vaid ma panen maha ja jätan Jeesuse vere alla. Ja tean, et ma võin vaba selleks olla. Ma ei pea kõigest aru saama, kuidas asjad lahenevad. Aga Jumal, ma saan nii palju aru, et ma võin sind usaldada, sest sina oled ustav ja sinu sõna on ustav. Halleluja. Ülistus sulle. Kiitus. Ma palun Erkise ja anna veel siia.